seda oli ka Krimmi tatarlastel seal mingi osa? Ei, autonoomia oli territooriumil. Aga Krimmi tatarlastel on oma kultuuri autonoomia seal sees, jah. Neil on oma see mešliss, oma parlament ja nii edasi. Võimul need osa ei olnud? Osa nende esindajad olid selles autonoomia parlamendis. Aga nüüd on nad tõmbunud kõik tagasi. Ja palun. Miks Venemaale nii oluline on, et nende sõdurid, kes seal Krimmis on, oleks eraldusmärkideta? Sellepärast, et väita tervele maailmale, et referendum ja kõik muu ei ole toimunud püsside ees. Seda raiutakse ju lõpuni, et ei ole seal sees. Sest seda ei tunnista, tähendab, niikuinii on see midagi, mida keegi ei tunnista, aga kui sa ütled veel, et see on läbi viidud püssipärade ees, no siis seda ei ole keegi tunnista. Naeruväärne maskera. Mõned inimesed väidavad, et seda tegelikult on juba alanud, et kuidas sellesse väitesse suhtub? No kui väed on teise riigi territooriumil, me võime seda muidugi nimetada ka sõjaks. See on ju terminoloogiline küsimus, kuidas me seda kokku lepime. No praegu otseselt üks ja teine pool pole tuld avanud, nii et ütleme klassikalise definitsiooni järgi see sõda ei ole. Aga kas siis praegu Ukraina mobiliseerib oma väesid igaks juhuks? No ta mobiliseerib oma vägesi sellepärast, et püüda kuidagi hoida neid idapiirkondi oma käes. Või vähemalt teha selle piirkonna hõivamise keerulisemaks. See on ju sama küsimus, miks meil on ju sõjavägi. Ega ju ei ole ju möödav, et me oleme sõjaseisus võrdne vastane Venemaaga näiteks. Aga sõjaväe olemasolu loob selle situatsiooni, et sulle ei saa ka tulla nii kallale, et sa ei mobiliseeri oma vägesi, et sa ei koonda neid piiridele, et sa ei tee mingeid ettevalmistusi. See võimaldab võita lihtsalt aega, kas või selleks, et rahvusvaheliselt kisa tõsta. Aga kui sul midagi ei ole, nagu ukrainlastel sisuliselt Krimmis midagi ei olnud, no siis sa saad sinna vaikselt sisse tulla ja pärast on juba väga raske. No hakkame teiega kogu selle õhu varsti ära. Ei, kas seda pole vaja, lihtsam on lõpetada. Ei, siis külme. Ja palun. Oli jah, referendumil otsustati üks aastat, et okei, kuulub iseseisvaks. See on mõte, kui ühineda Venemaaga, sest enam on venelased ikkagi. Venelased on Vene mentaliteediga. Kui tõenäoline on või, et järsku Ida-Virumaal sõrandamine otsustab, et ma olen Vene mentaliteediga, tahaksin ka kuuluda Venemaale, aga samas kui nad näevad, et nagu siinpool kiirem muidu parem elu, No sellel otsusel on sama palju väärtust, kui mina teen praegu teile ettepaneku, et võtame vastu otsuse liituda Rootsiga. Nii vähe. Tõstame ikka kõik ausalt käe. No ja mis siis? Just lähme koju vastu. Ida-Viruga on enam-vähem sama. Aga veel kord, selline situatsioon, see on nagu, kui te lööte, kui on rahulik meri, rahulik järv ja järsku see kõik lööb, siis sealt põhjast ujub välja igasuguseid. Vaadake juba, keegi tahab mingid ausambaid hakata kuskile panema, keegi tahab seda, nad kohe. Aga siis on vaja säilitada rahu ja see kõik vaidub. Siis nad vajuvad jälle põhja ja jäävad oma aega ootama. Nad ära ei sure. Külmutatud seisutis. Nii et hullu vast ei ole midagi. See on
Eestis võetakse ka suhteliselt jõulisi ja teravaid positsioone nagu Taimaa suhtes, tehakse avaldusi, eesvõidu. Ometi on nagu ka terve ports nagu Eesti intellektuaale, kes leiavad, et see tõde on nagu mitmekülgsem, et me võib-olla ei peaks nagu nii teravalt sõna võtma ja üleüldse, et võib-olla oleks mõistlik Venemaaga sõber olla. Et kuidas nagu sinu suhtumine sellesse? No raske öelda, mingis mõttes poolt Venemastel ju suuremat sõpra kui Ukraina rahvas ja tulemus on selline, nagu ta on. No ma ei tea, ikka antud juhul on ületatud, see ei tähenda, et nii nagu vahepeal oli ka Gruusiaga, et mitte teha neile märkusi, no mida meie märkused maksavad, on omaette küsimus, aga mitte juhtida tähelepanu ja sama tuleb teha ka Ukraina puhul. Aga see, kuidas Venemaa on toiminud Krimmis, ületab igasugused piirid ja ma ei näe ühtegi intelligenti, kes võiks seal näha mingisugust teist võimalist mingiteks avaldusteks, reaktsioonideks, sõnavõttudeks. See on täiesti neutraalselt, täiesti, minu jaoks on Venemaa väga sümpaatne, Vene kultuur väga sümpaatne. Väga paljud inimesed on väga sümpaatsed. Ma mitte kuidagi ei saa aktsepteerida seda käitumist, poliitilise ladviku toimimist tänases maailmas. No nii ei tehta. No see vastuväide on tavaliselt see, et vaadake, mis Süürias toimub, et see Süüria kristlaste eest keegi ei lähe seisma. Ma olen sellega nõus, aga mis väide see on? See on varga väide. Mina lähen vargile sellepärast, et ma enne mõistan sind hukka, et miks sa seal käisid. Ja nüüd sa näidad, et jälle käis, ois ma lähen ka. No siis jää ju enam veel rohkem oma printsiipidele ustavaks, on ju niimoodi, õigus. No põhinäide on Kosovo. Need ei ole muuseas väga sarnased, need on erinevad. Aga kui isegi öelda, vot ameeriklased tegid Kosovos nii, me mõistame neid hukka. No siis ongi sinu seisukoht, siis mina ju ei varasta, mina ei teeni. Aga ma ei saa sellest loogikast aru, ja Storm on kohe ise ka. Öelgust, et nemad on pätid, pahad, nii. Kas ma tahan siis selline olla? Milles see loogika? Mina sellest aru ei saa. Minu jaoks see ei toimi. Aga nii seda jah seletatakse, et nemad tegid ka. No kui te tahate olla samasugused fašistid ja pätid, no mis siis teha? Vot. Et mida saaks nagu mina ise teha või üksi, et kuidagi aidata või kuidas, et ma ei tea, nagu ma ei saa aru, mida mina saan nüüd ise teha. Väga raske on soovitada. Mul on endaga probleeme. Infosõja rindel on ju igaüks sõdur sellest. No ikka on, ma ei tea, kuidagi, ma ei tea öelda. No mina olen näiteks oma nende mõistlike vene sõprade kirjutisi Facebookis oma sõpradele näiteks edasi saatnud. No nii palju olen teinud. No tulge, suvel tahaks teha käsmus kutsuda siia normaalseid vene intelligente rääkima ja mõtisklema teemal võim ja kultuur. Tulge kindlasti kuulama. Näiteks saate osaleda, panusse anda. Tuleb muusik Troitski, tuleb poeet Lev Rubinstein ja nii edasi. No vot, niisugused asjad. Ega siis midagi muud meil ei ole eriti teha. Me ei pea ka sa ütlesid õieti, ega meil ei ole vaja oma valitsust taga piitsutada. Võib-olla kui me oleksime teiega, elaksime kuskil Portugalis või Hispaanias ja see kõik paistaks meile nii kaugel. Me jaoks on see kõik nii lähedal. Meil on selles mõttes pole ka vaja neid väga taga piitsutada. Aga me võime natukene rääkida, kui meil on oma venekeelsed sõbrad, arutada nendega, püüda ka neile võib-olla
inimestele, kes vaatavad ainult neid telekanaleid, öelda neile, et kas te teate, et on veel üks telekanal näiteks. Või kas te teate, et on niisugune Moskva raadio nagu Eho Moskvõi, et huvi pärast, et seal on väga huvitavad saated, kuulake näiteks neid. Või te võite öelda, ma ei tea, et järgmine neljapäev Raadio 4 David Vseviov räägib Ukrainast. Ja nii edasi. Ega siis jah, eks ta nii on. Aga me saame teiega väga palju teha. Me saame teiega kultuuri levitada, me saame teiega Eesti pööraseid inimesi natukene taltsutada ja ka korrale kutsuda, sest neid jätkub ka meil igasuguse õigus ja nii edasi. Ja mis on meie kõige suurem, nagu vaadake, me ei saa minna, nii nagu me hakkame mängima need samade reeglite järgi, nii on läbi, me oleme ette kaotamas. Kui Venemaa praegu paneb kõik kanalid kinni ja kui meil kõlavad üleskutse, et paneme Vene telejaamad kinni, et vastikud propagandistid, siis me oleme täpselt samasugused. Me peame rääkima sinna kõrvale tõtt ja peame õpetama inimestel seda tõtt nägema ja mõistma. Aga niisuguste meetoditega, mis vahet seal? On täpselt see sama. Ja võt nendele inimestele tasub ka meie inimestele öelda, et minu meelest, ma ei tea, kui te jagate seda seisukohta, on see vale. Sellepärast, et võt see küsimus Narva ja see kant. Miks inimesed? No niikuinii jääb mingi protsent inimesi, te võite pea peal seista ja ta ikka hakkab kisama teile Rossija. Neid on alati, siin pole midagi parata. Aga see inimeste arv, kvaliteet, mis määrab, see teeb ju oma valiku ja Eesti saab olla Venemaast parem nende inimeste jaoks, sellepärast, et ta on vaba, ta on demokraatlik, ta on normaalne riik. Ja normaalne riik eeldab ka seda, et sa saad vabalt oma seisukohti. Sa võid ka öelda oma näiteks kõike seisukohti. Kiida seda Venemaad nii palju, kui süda soovib. Nii kaua, kui sa ei tee midagi Eesti riigi õõnestamiseks. Vaba maa. Palun. Nii et see on oluline. Väga tihti niisugustes situatsioonides, pingelistes, on soov hakata ka kraane kohe kinni keerama. Nemad keeravad, aga meie keerame ka. No kuulge, seal on niisuke kraan. See on ju selgelt tulemus. Vot, nii palju saame teha. Seda on hästi vähe, aga kui kõik natuke. Ja kõige olulisem on ju mitte see, et me teeme midagi teiste. Kõige olulisem, mida me teeme ise enda. Et meie südametunnistus oleks puhas. See on kõige tähtis. See on kõige tähtis. Ja siin ei ole vajagi midagi teha. Siin on vaja lihtsalt olla. Rohkem ei tule, ärge rohkem. Muidu laulja tuleb uuesti. Aitäh teile.